ma saan teie jutust nagu aru, et eestlased ei ole nii vaesed midagi, et tegelikult nagu suhteliselt me teenime päris hästi. Väga paljud õpetajad ongi nagu tegelikult eluga rahul, et ma ju elan siin üsna kenasti oma palgaga võrreldes teistega. Kui iga töövõtja peaks ennast nagu palju rohkem võtma kätte ja tajuma sellise tööturul vabalt kaubeldava subjektina. Töö on hea, nii hea. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi episoodi. Tänane episood keskendub palgale, rahale ja sellele, et kas me siis oleme vaesed ja tahaksime või võiksime rohkem teenida või olukord lihtsalt ei võimalda seda. Ja kes siis ikka stuudiosse kutsuda küll, kui Eesti ühed kõige targemad mehed, kes sellisel teemal sõna võiksid üldse võtta. SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor. Tervist. Ja Redgate Velti investeerimise valdkonna juht Peeter Koppel. Tere. Nii, tere. Küsin kohe siis ära selle küsimuse, et kas me oleme ikka siis vaesed või me lihtsalt nagu oleme harjunud selle hea eluga ja ei taha sellest palgarallist, mis siin viimastel aastatel oli, nagu lahti öelda? No ma alustan siis kohe looga, et mul on hea sõber, kes töötab arstina ja talle meeldib aeg-ajalt, kui tal Eestis igav hakkab käia sellistes väga imelikes maailma paikades ja siis see oli kuskil aasta või natuke rohkem tagasi. Ta oli siis mõned kuud arstiks Põhja- ja Lõuna-Sudaani piiril, ühes alas, ma ütleks, mida siis kumbki riik peab enda omaks, väga kaugel Eestist. Ja tema siis iseloomustas seal, et vaesust ja jõukust, et seal olid sa jõukas siis, kui sul oli mudavann. Kui sa olid keskklass, siis sa olid endale ehitanud, ütleme, kilest ja suvaliselt leitud laudadest mingisuguse aseme, kus sul on otseselt nagu vihm peale ei saja. Ja siis, kui sa olid nagu alla keskklassi, et siis sa magasid tee peal, sest et seal on aeg-ajalt nagu üleujutused, et kui magad kuskil nagu madalamas kohas, et sa jäädest vee alla, et siis nagu tee peal magamine oli selline nagu tavalise töörahva elu. Et see minule tundus vaesusena, et Eestis me oleme sellest veel päris kaugel. Selline väide, muidugi ma ei kujuta ette, kui adekvaatne see kalkulatsioon täpselt on, aga selline väide, et on tore on olemas internetis üks fantastiline kalkulaator, kuhu sa siis saad panna selle, et palju sa nagu raha kuus kätte saad ja siis ta natukene aega arvutab ja siis ta ütleb, et Eesti mediaanpalgaga oled sa maailma 15% kõige rikkamate inimeste hulgas. Ja see minu meelest nii Mihkli jutt kui ka see väide, mida ma ei ole küll kontrollinud, aga see enam-vähem nagu raamistab võib-olla selle arusaama ära. Vaesus, kui me seda vaatleme, siis seda on kahte sorti, eks ole. Üks on absoluutne, teine on suhteline. Absoluutset vaesust kirjeldas Mihkel, suhteline vaesus on see, mis paneb meid ennast halvasti tundma. Mina muidugi suhtelisse vaesusesse kui sellisesse kontseptsiooni liiga tõsiselt ei usu sellepärast, et olgem ausad, sellega on võimalik igavesti ideoloogiliselt jaurata. Isegi kui kõigil on väga hea olla ja kõigil on kõik vajadused rahuldatud, siis tuleb keegi otsustaval hetkel ja ütleb, et suhteline vaesus. Okay. Täpselt, et Šveitsis ja Luksemburis on ka suur hulk inimesi suhtelises vaesuses ja kas me peaksime siis aktiivselt Šveitsi riik või Luksemburi riik peaks sellesse sekkuma. Osad riigid ju ka loomulikult sekkuvad ja ka Eesti sekkub sellesse, et ka Eestis on ju jagatakse tegelikult raha jõukamatelt ühiskonna gruppidelt ümber vaesematele ja minu silmis ma olen majandusanalüütik, et ma olen sisuliselt, see on tegelikult inimeste valik, on ju, selle ühiskonna valik, et kui palju siis kellele ümber jagatakse, seda võib alati teha, aga see ei tähenda, et meil kaob suhteline vaesus kuidagi ära, et alati on kellegil täielikku võrdsust ei ole võimalik saavutada, et alati kellegil on mõnevõrra vähem kui teistel ja see, et kas me peame seda probleemiks või mitte, et see ongi selline ühiskondlik kokkulepe. Ja absoluutselt vaesust, kui vaadata nagu globaalses kontekstis, siis kohe kui Nõukogude Liit langes ja kommunismi leer kokku varises, siis ja ütleme võib-olla ka mingisugused riigid, kes varem olid olnud suhteliselt madalal arengutasemel liitusid globaalse turuga, siis absoluutne vaesus, et see hakkas ikkagi dramaatiliselt vähenema. Ja ma pakun, et tegelikult ei ole vale öelda selle kohta ka seda, et ka meil siin 34 aasta jooksul on see vähenemine olnud mitte ainult dramaatiline, vaid lausa fantastiline.
Okei, aga miks on siis niimoodi, et meie keskmine mediaanpalk on tegelikult madalam kui see, mis on päriselt elamisväärne palk, millest räägitakse? Et kas me lihtsalt nagu, kas need kulud jooksevad nii eest ära ja kuidagi inimesed tunnetavad lihtsalt, et nad on vaesed või see on päriselt ka nii? Et kas statistika nagu valetab meile siis või? No mis meil see viimane mediaanpalk oli 1300 eurot kuskil? Vist isegi veidikene rohkem oli. Ma peast ütleks, et me räägime sellest suurusjärgust, et noh, kui meil on täna üks leibkond Eestis, kus on ikkagi ideaalsestes tingimustes 200 keskmise või ütleme mediaanpalga teenijat, et see annab siis netosissetulekuks ikkagi juba summa, mille eest ma arvan, et on võimalik kenasti ära elada, et jah, omaette ongi see, et mis me nagu oma elult ootame, et me inimesed ju kogu aeg ootavad midagi paremat, et noh, ma mõtlen ka selle peale, et kus ma elan täna ja kus ma mõtlesin, et kui oleks tore elada, kui ma hakkasin ülikooli lõpetama, ma väga unistasin, et oleks piisavalt raha, et osta Õismäele sinna kuhugi Servendal üks väike ühetoaline korter. Vaatasin hindasid. Noh, see oleks sel hetkel olnud totaalselt ma oleks väga rahul olnud, kui ma oleks selliselt suutnud ära osta. Et eks need ju inimeste ootused oma elu järele pidevalt kasvavad ja esinest on hea, et see ongi see, mis paneb lõpuks majanduse liikuma. Et kui ma olen kogu aeg nagu õudselt rahul sellega, mis mul praegu on, et sellest hästi tänapäeval väga moekas on ju teooria, et tuleb siis nagu olla rahul sellega, mis on, et see ühelt poolt ma nagu mõistan, see on väga vahva, aga ma kardan, et ühiskond nagu tervikuna niimoodi ei toimiks, et nii hakkavad vist inimesed lõpuks kuskil nälga surema, kui kõik on õudselt rahul sellega, mis kogu aeg on, et see on edasiviiv jõud, et me kõik tahame rohkem teenida, palka küsida, paremini elada. Et iga ühe jaoks paremini elamine on muidugi erinev, kuid just see soov, et oleks paremini ja et saaks natuke rohkem raha, et see tegelikult ikkagi viib edasi. Ja elamisväärne palk iseenesest on jällegi selline subjektiivne kontseptsioon, et see võib olla äärmiselt erinev nii-öelda erinevate indiviidide jaoks. Et selles mõttes, et kui nüüd väga-väga julmalt numbritesse näiteks minna, mis see siis elamisväärne palk on, elamisväärne palk võiks olla selline palk, mille puhul siis mingisugused nii-öelda kaootilised hinnatõusud nagu kohe mitte mingisuguseid probleeme ei tekita. Elamisväärne palk võiks olla teoreetiliselt selline palk, et kui sul on küttearve 130 eurot ja siis järgmine kuu on 160, et sul ei juhtu sellest midagi. See juba on, ütleme, seal võib hakata arutama. Ja aga loomulikult väga paljud inimesed leiavad, et see elamisväärne palk on nagu kuskil hoopis teises kohas, et see on ikkagi nagu, kuidas nüüd öelda, süsteemi fantastiline puudujääk, et nad peavad sõitma nagu Volkswagen Passatiga, mis on 8 aastat vana, mitte Mersuga, mis on 1,5 aastat vana. Ja seda kõike peaks saama just kui palgast finantseerida ja kui seda ei saa, siis on kuskil ebaõiglus. Kahju öelda, aga päris nagu ei ole. Ma arvan, et seda elamisväärse palga elamisväärsust iseloomustab hästi ka see, et tänapäeval Euroopas laiemalt, aga ka peale Ukraina sõda Eestis me näeme, et siia on saabunud palju inimesi tööle välisriikidest, kes võtsid vastu ametikohti, kus väga pikalt ei olnud ühtegi tahtjat, et eestlased ei tahtnud minna kuhugi farmi tööle, eks ei tahtnud minna lihttööliseks kuhugi tehasesse. Siuke töö sellise palga eest vaadates nagu nende ukrainlaste meelust, kes on tere ametikohtadel läinud, nemad on siin üsna õnnelikud, eks. Et see on väga palju suurem raha, kui nad oleksid oma koduriigis unistanud ja saavad lõpuks ka siin parema elatustaseme, kui neil kodus oli. No meie uuringud näitavad, et eestlane tahab keskmiselt 20% rohkem palka teenida, kui ta täna teenib. Tööandjad tulevad kaasa ainult palgakorrektsiooniga kuni 10% umbes tavaliselt aastate lõikes, ehk siis inflatsiooni raames siis üritavad nagu tasa teha seda. Et kuidas siis tööandjad ja need töövõtjad siis omavahel saaksid nagu seal keskteel kokku või et miks Eesti tööandjad ei suuda siis seda ootust täita? Mis teie näete? Eesti tööandjad on isegi väga tublid siin minu meelest olnud, et meil aastal siis 22-23, kui ma õigesti mäletan, keskmine palk kasvab meil 11%, eelmine aastas oli kuskil 8% ja kui mõelda, mis ajajärg siis meil oli, et majandus oli justkui languses. Samal ajal palgakasv väga-väga kiire. Et Eestis tegelikult, kui me võtaksime ajaloolise pika perspektiivi, siis me oleme vaieldamatult üheks kõige kiirema palgakasvuga riike kogu Euroopas, et sellised need meie suured eeskujud kuskil Lääne-Euroopas, Põhja-Euroopas, seal ei maksa unistada ka, et palk niivõrd kiiresti kasvaks, kui Eestis on kasvanud. Et iseenesest me siiamaani oleme sellega väga hästi hakkama saanud.
ja eks see selline palgasurve ja inimeste vajadus rohkem teenida, et ta on ka nagu kokkuvõttes, ma arvan, tööandjatele ja ettevõtjatele hea, et noh, kui siin oleks sellised õnneliku näoga naeratavad inimesed, kes ütleks, et ei, tead, mul ei olegi vaja palka tõsta, et mul on kõik nii hästi, et ega siis ettevõtja ei pea ka mõtlema, et kuidas rohkem raha teenida, et noh, saabki vanaviisi edasi panna. Jah, ma ei tea, kus kohast, kas see on mingisugune ajalooline teema või, aga no mulle vahetevahel tundub, et see üldine mõtteviis on kuskil selline 1905. aasta tehase töölis oma, kus siis nii-öelda monokli ja torukübaraga kergelt kõhukas argipäeval frakki kandev vabrikant käib tähtsa näoga ringi ja vaatab, kuidas töölised võtavad näljapajuki eest 6 päeva nädalas 11 tundi päevas nagu tööd teevad ja põhimõtteliselt, et see on võimalik, ta saab endale seda lubada ja kodus konjakit juua, sigarit suitsetada ja õelal titsitada. Sellist asja ei ole tänapäeval enam olemas. Põhimõtteliselt me elame täna kontekstis, kus meil on tööjõupuudus. Täpselt nagu Mihkel kirjutas, tulid ukrainlased, võtsid vastu neid töökohti, mida meie siin enam ei tahtnud. Ehk siis meil on tööjõupuudus, mis sisuliselt tähendab seda, et see tööjõud dikteerib seda, et kuhu suunas. Ühesõnaga selle tööjõu pakkumise vähesus tegelikult dikteerib väga paljudki seda, et kuhu suunas palgad liiguvad. Ja siin ma pean ka olema täiesti nõus Mihkliga, et noh, meil tööandjad on isegi tublid. Selles mõttes, et nad on suutnud vaatamata sellele, et neil kulubaas kogu aeg nii-öelda tööjõukulude kontekstis kasvab, ellu jääda, äri edasi ajada ja palka ka tõsta. Ehk siis see selline 1905. aasta mõtlemine tasuks täiesti ära unustada, sellepärast, et jõuvahekorrad on täiesti teised. Okei, aga ikkagi kui me vaatame kommentaariumis ringi, siis see suhtumine on ja ta püsib, et kuidas me sellest lahti saame või nagu, et kas selle nagu peaks töötajad ise siis võtma selle mingisuguse rolli, täidavad selle, ütlevad, et noh, et okei, ma olen rahul sellega, mis mul praegu on nendes tingimustes ja tööandja ei peagi kõiki minu soove ja unistusi täitma, et ma pean ise vastutama selle eest, et ma suudaksin oma soove ja unistuse oma palga eest täita. Ma kardan, et kommentaarium on siuke koht, kus me ei peaks isegi vaatama ja neid inimesi ei tee miski maailmas õnnelikuks, et see läheb mingisugune pigem selle inimpsühholoogia valdkonda, sest et kui me vaatame tegelikult meil on valdav osa inimesi Eestis ju käib tööl. Eesti tööhõive on üks kõige kõrgematest kogu maailmas, et ma kardan, et ega sinna kommentaariumisse väga palju inimesi jäänud ei olegi, et kõigil on midagi sisukamat teha oma päevadega. Ja mul on äkki endal siis mingisugune kallutatus, aga mina ei näe nagu ka seda üldist tajutavat olukorda Eesti tööturul kuidagi nagu õudselt negatiivsena. Ma mäletan, mulle meeldinud lapsed saadik ajalehti lugeda ja kui olid vähegi mingi valimised tulemas, et siis poliitikutele õudselt meeldis rääkida sellest töötusest ja madalast palgast ja kuidas me seda peame kõike lahendama. Minu arust need teemad on täiesti ära kadunud. Ma ei mäleta enam, millal keegi viimati töötusest kuskil rääkis poliitikutest. Ma isegi see, et palgad on liiga väikesed, isegi see teema on kuidagi võrreldes vähemalt varasemaga väga vähe tähelepanu saanud, mis näitab seda, et nemad on need, kes võib-olla seda konjunktuuri kõige paremini tajuvad, et mida inimesed tahavad ja nõuavad ja tundub, et ei ole teema, ei ole see, mis praegu valijad kõnetab, ehk siis inimestel üsnagi hästi valdavalt on selle küsimusega. Aeg-ajalt sellist väljendit nagu palgavaesus ikkagi viskab sisse. Kahjuks kajastub ka siis nende poliitikute reitingutes üldiselt, et ei näe neid peaministri toolil. Nii kipub olema, et ja see on ka selles mõttes, et jällegi see kontseptsioon läheb sellise massitasandilt tegelikult nagu indiviidi tasandile. Aga kui sa siin mainisid, et kommentaariumi ja inimesed on keskmiselt nagu rahulolematud ja üldiselt tahaksid nagu 20% rohkem saada, siis ma arvan, et see on täiesti inimlik. Ma arvan, et mina tahaks ka 20% rohkem saada. Vähemalt 20% muidugi tahaks, Mihkel tahab 20% ja selles mõttes, et see on ainuüksi, kui sellist asja küsida, ma ütleksin, et see on küsimuste otsimine küsijat vaevavatele vastustele. Sa saad selle 20% vastuse sealt alati kätte. Isegi kui inimene ilmselt eile õhtul võttis
istus, ma ei tea, kašmiirkattega diivanipadjal ja määris saiale ööbikukeele pasteeti ja vaatas 98 tollisest OLED telekast midagi lolli. Et noh, sa saad sellelt inimeselt ka kätte selle, et 20% tahaks ikka veel saada. Okei, aga räägime natuke sellest ostujõust ka, et inimene saab palgatõusu ja ta ei tunneta kuidagi, et see aitaks tal natuke rohkem endale lubada. Mis värk sellega on? Üks asi on jälle see tunnetus ja üks asi on numbrid, et meil oli korraks põnev periood on ju, kui on siin vahepeal Eesti inflatsioon ka 20% küündis ja 20% palgakasv jõudnud. Pärast selle olukorra lahenemist Eesti palga ostujõud on ikkagi olnud pidevas kasvus, oleme endiselt tasemed kätte saanud, et tegelikult tuleb kogu aeg juurde, aga jah, et loomulikult, et nii palju, kui meil nominaalselt palk siin iga aasta kasvab, et nii palju seda ostujõudu juurde ei tule, aga jällegi, et ta ei tule mitte üheski teises riigis. Ja taas ma kõrvutaksin eestlasi ikkagi teiste rahvustega. Et meil on Euroopas jalaga segada riike, kus palgakasvu tuleb luubiga mõõta või vaadata, sest et me räägimegi seal mingist 1,5%, 2%. Samal ajal on ju inflatsioon on ka Euroopa jaoks probleem olnud, et ma arvan, et väga paljudes riikides on suhteliselt konstantne seis, et tegelikult see ostujõud ei kasva või suusa väheneb. Eestlaste elu on ilmselgelt paremaks teinud, kui me võrdleme meie elatustaset siin, et näitaja on nagu võtad selle SKP jagad inimeste arvuga, kohandad veel ostujõuga, et täna Eesti on seal kuskil 80% Euroopa Liidu keskmisest. Peeter mäletab hästi nõukogude aega, mina mäletan väga elavalt 90-ndaid elu seal, siit on tuldud väga pikk tee. Aga kellega ma ennast võrdlema peaks? Nüüd ma olen tavainimene, tahan vaadata, et kuidas mul läheb, kas ma peaksin vaatama mingi kindla riigi poole, Euroopa mingi keskmise poole, Balti riikide poole? Mina arvan, et peaks võrdlema iseendaga varasemast ajast. Selles mõttes, et siit tuleb võib-olla natuke see välja see näide, mida Mihkel välja tõi, et mingisugusel hetkel oli unistus ühetoaline korter Õismäel ja see tundus nagu ikka Õismäel, see oli peaaegu juba nagu kõrgem keskklass. Aga aja jooksul on tegelikult läinud väga paljudel inimestel, jällegi kui indiviidi tasandile minna, leiame probleeme, aga nii-öelda agregeeritult on väga paljudel inimestel läinud väga palju elu paremaks ja üleüldse mitte nagu dramaatiliselt pika aja jooksul. Ja kus see probleem tuleb sisse nendel inimestel, kellel on see tulutase on niisugune jäik ja justkui fikseeritud, aga kulud kasvavad. Ehk siis see on see probleem, kust hakkab pitsitama ja kust tuleb ka see tegelikult täiesti arusaadav rahulolematus. Ja aga muidu kokku antud kontekstis mina ikkagi ütleks jah seda, et ei tasuks võrrelda soomlastega, sellepärast, et Soome on natukene teistsugune koht, kui me arvame ja mäletame. Ei tasuks võrrelda rootslastega, sellepärast, et ka Rootsi on teistsugune koht, kui me arvame. Ei tasuks võrrelda sakslastega, vaid tasuks võrrelda just nimelt sellega, kus me ise olime näiteks 10 aastat tagasi, 15 aastat tagasi, mis oli siis see sama mediaanpalk, mida selle eest osta sai. Ja ma julgen väita, et põrreldes 10 ja eriti 15 aasta taguse ajaga jällegi agregeeritult suurem osa inimesi elavad paremini. Ma tean, et see jutt võib ajada väga paljusid väga vihale, kes parajasti ei ela paremini, aga seda on numbritest näha. Okei. Ma arvan, et see probleem on võib-olla need inimesed, kes seda ei taju, on natuke Tallinnast ka kaugemal. Võib-olla nad on keskmisest natuke vanemad, et me teame, need muutused, mis nagu omal ajal toimusid 90-ndatel Eesti ühiskonnas, need olid väga-väga kiired ja sellised kiired muutused teevad osad miljonärideks ja osad viivad vaesusesse. Et olengi isegi käinud Saaremaal kodus, mis nägi välja, et 80-ndatel võis olla see nõukogude inimese totaalne unistus, et kõik piljardilauad, kõlarisüsteemid, klaaslaed, kõik selline, aga siis kadus see ettevõte sellest asulast ja ei olnudki enam väga palju valikuid, mida seal koha peal teha. Et need võivad olla inimesed, kes on põhjusega, vähemalt saad öelda, et ma ei tea, kas pettunud on, aga nad saad öelda, et nüüd neil tõepoolest kunagi oli parem elu. Ja ka tänases seisus, et kui ma olen
võib-olla pensionieale lähenev inimene mingi väga spetsiifilise haridusega või haridusega, millega tänapäeval enam midagi teha ei ole. Ma olen seal töötanud 30 aastat selle ainsa ettevõtte juures, kes selles asulas paikneb. Võt seal nagu natukene tuleb seda 1905. aasta maiku võib-olla, et tõesti, et seal mul ei ole nagu jalaga segada tööandjate vahel, kes mind tahaks ja kus ma saaks kogu aeg rohkem palka küsida. Ja seda väga lihtsal viisil ei lahenda, et see on see koht siis, kus me tuleb kuidagi võib-olla ühiskonnal inimesi aidata, aga jällegi ma olen realist, et üks riiki maailmas ei ole olemas, kus üksid inimesi ei eksisteeri, kellel on keeruline. Eesti positiivne külg on see, et distantsid on üldiselt väiksed, tööjõupuudus on pidev, et valdaval osal inimestest on võimalik valida endale tööandja ja nad võiksid seda isegi võib-olla rohkem teha, et ka need samad inimesed seal lähenemas võib-olla pensionieale, et ta arvab, et keegi teda tööle ei võta, aga kas ta proovinud on, et kas ta on saatnud 10 CV-d välja. Ma olen küll näinud neid üllatusi, kus siis suure fanfaaride saatel siin mõni suur ettevõte, küll väga ammu on teatnud, et Eestis palgatase on liiga kõrgele tõusnud, et nemad nüüd lähevad minema ja vaadake ise edasi. Seal on järgmine päev on järjekord nagu tööandjaid on ukse taga, sest et neil on nagu tikutulega inimesi taga otsinud. Seal on pikalt töötanud sellised inimesed, kes on usaldusväärsed, on ju truud sulle sellele tööandjale, et jumala eest tulge meile ja üllatusena järsku see tööd avastab, et algul oli suur masendus, et koondati ära, aga et kuule, et ma saan seal uues kohas on ju 10% rohkem palka. Peeter, kas meil on selline nagu esimese ja teise Eesti efekt nagu kuidagi, et meil on nagu need maapiirkonnad, regionaalsed piirkonnad ja nagu seal on nagu see tunnetus ja see situatsioon hoopis erinev, et tegelikult sa natuke kirjeldasid ka seda, et see võib nagu olla selline, et me siin Tallinnas ja Harjumaal vaatame, et kõik on hästi, aga mujal Eestis nii hästi ei ole. See kipub niimoodi olema küll, aga siin jällegi eriti mitte midagi parata ei ole. Mina julgen väita, et see on ikkagi mingis kontekstis ka globaalne trend, et seda SKT-d kiputakse looma tõmbekeskustes ja nende ümber ja selles mõttes, et ja need tõmbekeskused mõjuvad tegelikult ümbritsevatele piirkondadele ka vaakumina, kes imevad seda tööjõudu tegelikult ära ja nagu Mihkel mainis tabavalt, siis meil on õnneks distantsid talutavad võrreldes nii mitmetegi muudegi riikidega, et tegelikult on võimalik ka nii-öelda pendeldada tööle suhteliselt kaugele niimoodi, et see tegelikult nii ajaliselt kui rahaliselt ära tasub. Nii et aga loomulikult, et mis see hea näide on, mida Mihklile meeldib tuua ja nüüd meeldib mulle ka tuua, et kuidas see on, et Hiiumaa mõju Eestimaa SKT-le on 0. Ja selles mõttes see ei tähenda seda, et Hiiumaal mitte midagi ei toimuks. Aga see on minu mõelest erakordselt hea illustratsioon sellest, et mida tähendab kas või näiteks Harjumaa versus Hiiumaa. See on hästi keeruline teema, et ma ei ole kindlasti selline hardcore neoliberaal, kes arvab, et kulige nüüd kõik Tallinnas ära ja maal ei peagi teada elu olema, et loomulikult see oleks suurepärane, kui meil oleks Eesti kõik õitsvad alevikud oleksid täis õnnelikke jõukaid inimesi, kellel on koha peal töökohad, kus nad saavad 3 tonni kätte. Aga ma lihtsalt olen realist, et majanduslikus plaanis see on võimatu, et siin riik saab sageli vastu päida, et kuskilt jälle kaob kool või kuskilt kaob postkontor. Kas ütleme, jätaksime kooli ja postkontori alles, et mis siis juhtub, et kas siis nagu saabub õitsev elu sinna asulasse, et lõpuks tipneb sellega, et koolis on õpetaja üksi ja postkontorametnik üksi, et mis on see tendents on see, et väga palju teisest Eestist on kolinud see esimese Eestisse ära. Aga õnneks on ka erandeid, et ma arvan, nagu kõige kindlam viis on selle vastu võidelda, mitte see, et nüüd tuleb mingi riiklik sekkumine, reguleerimine, et me postkontorid kinni ei pane. Või see, et me nüüd võtame Tallinnastelt miljardeid eurosid ja investeerime seda sinna kuhugi Valgamaale. Jällegi sa võid nagu pikendada seda protsessi agooniat, et millal see maakond või vald sul tühjaks jookseb, aga ära sa seda ei hoia. See on lihtsalt trend. Aga kui on niisugune kohalik ütleme, patriot, kes ta ongi sealt linnakesest, vallakesest pärit ja ta tahab seal koha peal midagi teha ja ta on nägemist ettevõtliku inimesega, et meil on Eestis täiesti uskumatutes kohtades on nagu väga-väga edukaid ettevõtteid, meil on väga edukaid väikelinnasid, kus ongi lihtsalt, et
paaril inimesel on selline patriotism, et ma ei koli siit oma tootmist kuhugi Tallinna külje alla, ma ikka proovin siin nagu edasi ajada oma asja ja noh, nad saavad sellega väga edukalt hakkama. Aga noh, neid inimesi see riikliku sunniga kuidagi juurde ei tekita või ei kinnista sinna oma kodumaakonda. See on natuke nagu paradoks selles suhtes, et nad on nagu seal maal on elu nagu ju odavam ka iseenesest on palgad väiksemad, et samas sa peaksid ju nagu endale saama rohkem natuke lubada. Et ma tahaks korra selle heaolu juurde Peeter tagasi tulla, et nagu, et me näeme, et tegelikult inimesed ikkagi reisivad palju, inimesed ehitavad, ostavad palju, et kinnisvaraturul ei lähe praegu kõige paremini, aga me räägime, et majandus on siin, ma ei tea, mitu aastat järjest juba languses on nüüd natuke võib-olla kerge positiivne noot on viimastel kuudel nagu olnud. Et kas inimesed lihtsalt kulutavad enda sääste äkki ja sealt tuleb see rahulolematus, et nad näevad, et säästud hakkavad kokku kuivama ja sealt tekib see, et hea tööandja anna mulle rohkem palka, et ma saaksin oma säästu. Siin ma isegi tean võib-olla Peetrist paremini, et meil täna jällegi keskmisena küll, aga tekib iga kuu inimeste pangakontodele 1% rohkem raha. Korrutuse siis kuude arvuga aastas, no seda raha tuleb ju väga-väga palju sinna. Ja no nii palju, kui ma olen sinna sisse proovinud vaadata, siis ei ole nii, et see raha on nüüd kõik on Peeter Koppeli konto peal ainult suureneb, vaid et tegelikult see jaotus on protsentuaalses mõttes ikkagi üsna ühtlane, et on tulnud väga paljudel inimestel rohkem raha juurde ja see on iseenesest pigem iseloomustab seda, et inimesed on ettevaatlikud ja säästavadki rohkem. Jah, no ütleme nii, et see on selline, siin võib veidikene spekuleerida, et pandeemia järgselt tõepoolest tundus, et inimesed lasti välja nagu vasikad kevadel laudast ja siis oli ikkagi päris korralik tarbimisfestival ja küll taheti seda Instagrami elu elada. Aga praegu seda väga ei paista ja mis puudutab, ütleme seda sääste, siis säästude, nagu Mihkel tabavalt ütles, et säästude vähenemisest nüüd nii-öelda jällegi agregeeritult, et ei ole sellist asja. Jällegi, kui me indiviidi tasandile minna ja tuleme selle inimese juurde, eks ole, kellel on tulu on jäik ja kulud kasvavad, et temal on loomulikult jällegi nii-öelda pingeline. Aga jah, võib-olla, mis on selle nii-öelda säästude jaotumise osas nagu problemaatiline on see, et kuigi neid nagu juurde tuleb ühtlaselt, siis see algpunkt on natukene ebameeldiv. Et ma mäletan selgelt ja me oleme seda Mihkliga isegi oma podcastis veidikene arutanud, et keegi kunagi näitas toredat säästude kasvamise graafikut ja siis võimaldas küsimusi ja siis ma küsisin, et kas see on Pareto printsiibi järgi, et 80% säästudes on 20% käes. Ma üritasin kildu rebida. Siis ta vaatas mulle väga halli näoga otsa, et see on rohkem nagu 90-10. Et juurde tuleb, aga see algne, nagu see on see koht, kus tegelikult võiks kas nüüd just 1905. aasta vaibile mõelda, aga see on natukene see koht, mis ikkagi näitab, et kui siis, et see heaolu, mis meil on, et on liigutud paljultki sellest, et kui elati peost suhu, siis nüüd elatakse poest suhu. Tuli üks mõte veel seoses selle töötajate rahulolu ja ebavõrdsuse ja maapiirkondadega, et nimelt meil on Eestis üks väga võib-olla mõnes mõttes spetsiifiline seltskond töötajaid, kes olenemata oma elu ja töökohast teenivad umbes sama palju. Need on õpetajad ja mina kunagi hallil ajal töötasin haridusministeeriumis, kus minu kolleeg, kes siis nagu tegeles muus hulgas ka õpetajate palkadega, ütles, et maapiirkonnas õpetajas on kohalik rikas ja no mitte siis see, et justkui maapiirkonnas ta on kõige rikkam inimene, et ka seda võib olla, aga põnev on selle juures see, et see suhteline vaesus, millest me rääkisime, ma arvan, et seal tuleb see suhtelisuse küsimus, et kui ma olen Tallinnas on ju ja olen õpetaja, Tallinnas on väga-väga palju inimesi, kes teenivad oluliselt rohkem, kui seda teenib õpetaja. Selles maapiirkonnas, vallavanem võib-olla saab rohkem, väga palju suurema palga teenijaid ei ole.
ja no mitte, et ta siis see maapiirkonna õpetaja saaks endale väga palju kõrgema elatustaseme kui Tallinna õpetaja, sest ega seal maapiirkonnas peale kinnisvara ju ülejäänud asjad ei ole soodsamad, kui nad on üldiselt Tallinnas, aga ta tunneb ennast suhteliselt üsna heas seisus olevat ja ta on päris õnnelik oma palgaga. Ja ma arvan, see väga hästi ka põhjendab seda, et miks meil Eestis on õpetajad on üsna nagu kehvad oma palga läbirääkimistel, et näiteks arstidega võrreldes nad on, ei ole väga altid on streikima ja taust ongi see, et lihtsalt väga paljud õpetajad ongi nagu tegelikult eluga rahul, et ma ju elan siin üsna kenasti oma palgaga võrreldes teistega. Ja kui maal elavad nad nii-öelda suhteliselt hästi, siis tõmbekeskustes on ju see lugu, et meil õpetajad kipuvad vananema. Aga õpetamine on selline töö, mida on võimalik tegelikult, kui õpetajal on rõõmus meel ja tervis enam-vähem korras, seda on võimalik teha kus selgelt kõrgema eani kui mõnda muud tööd. Ja siis need õpetajad, eriti kui nad õpetavad reaalaineid, siis nad võtavad selgelt rohkem tunde, siis nad töötavad 2, 3, väidetavalt isegi 4 kohas. Ja lõppkokkuvõttes, kui siis nagu mõelda, et nende selline rõõmsameelne siblimine eri kohtade vahel, et mis see siis nii-öelda joonealuseks annab, siis see annab tegelikult isegi Tallinnas peaaegu sellise sissetuleku, mille kohta võib öelda, et see on okei. Jah, see on närviline töö, jah, see on raske töö. Aga tabavalt nagu siin mainitud sai, et tundub, et maal on õpetajad rahul ja tundub, et linnas ma kahtlustan, et vähemalt head reaalainete õpetajad ka nagu väga ei virise. Sellepärast ma ka alati vaatan need igasugust riiklikke sekkumisi ebavõrdsusesse ka väga kahtleva pilguga, et mõnes mõttes, et miks me kõik ei ela Tallinnas on see, et vahel lihtsalt rahaliselt on mõistlikum, kui ma oleksin õpetaja, ma ilmselt läheks ka maale elama. Ja rahulik elu, saad sama palju palka, kui sa Tallinnas saad, aga saan endale soetada seal kinnisvara ilmselt parema kvaliteedi, kui seda on Tallinnas. Ja siis kui nüüd mõni poliitik tuleb välja šokeeriva avaldusega, et 10% inimestest ei saa endale Tallinnas kinnisvara lubada ja nüüd me tuleme ja aitame neid inimesi, et mis me siis tekitame, et me ühelt poolt nagu võimendame ju seda protsessi, et nüüd ongi kõigil võimalik siis Tallinnas ära kolida. Lõpuks ka ebavõrdsusega tegelemine, et see võib anda ka nagu vastupidise tulemuse, mida me tegelikkuses ei tahtnud. Jah, selles mõttes, et mõtle, koliksid Nestor mingisugusele saarele õpetajaks, oleksid kohaliku saare parun valmis. Hea meelega lähen Hiiumaale või Saaremaale. Väiksemale saarele, väiksemale. Ja kui ma ei eksi, siis Ida-Virumaal vist on mingisugune selline protsent veel juures õpetajate palgal ka, et saad veel rohkem teenida, et saab valikuid teha, et te mõlemad nagu vihjate natuke sellele, et inimesed on nagu ise saavad enda elu jaoks palju ära teha, et kas siis vaadata oma kulutused üle või siis natuke rohkem tööd teha, vaadata, et äkki on võimalik mingit lisatööd teha, aga millal peaks üks inimene nagu muretsema hakkama, et et kas see 10 senti piima hinna tõus, et kas sellepärast on vaja nagu paanikat ja sellist draamat tekitada nagu paanika ja draama muretsemine on kasulikud nii kaua, kui sa selle pinnalt ka oma tegevuses midagi muudad. Et niisama viriseda ja siis nagu tuimalt edasi istuda, et sellel tegevusel ei ole ju jumet, et iseenesest ma arvan ka neid olukordi reaalelus on ju päris palju, kus inimene vaatabki, et pagan, elu on nii kalliks läinud, et ma ei tule otsa-otsaga kokku, ma pean nagu midagi muutma ja läks seekord võib-olla tööandja juurde, küsis julgemalt palgatõusu ja läks hästi äkki saigi. Tööandja saatis ta pikalt sellega, et ei, sa ei saa rohkem palka juurde, vihastas tööandja peale, läks tegi cv.ee portaali lahti, hakkas töökohtasid surfama, saatis välja 10 avaldust ja lõpuks sai nagu parema töökoha. Et selles mõttes ma arvan, see on nagu positiivne, et viib elu edasi. See muretsemine on üldse üks erakordselt naljakas kontseptsioon. Minu meelest oli piiblis kirjas, et muretsemine ei ole kellelegi isegi mitte ühte juuksekarva kunagi pähe toonud, et see on täpselt nagu siin mainitud just sai, et kui see muretsemine viib mingi tegevuseni, mille tagajärg võib olla olukorra paranemine, siis jah, davai, muretsege, aga muidu muretsemine, ma ei tea. Muidugi selles mõttes kohe meenub see, et võib-olla mul oli ülikoolis natukene liiga rõõmus meel mingisugusel hetkel ja siis üks õppejõud teatas, et sellise muretu suhtumisega elus kaugele ei jõua. Ja siin me nüüd siis oleme.
mõtle, kui sa oleksid võinud veel jõuda, kui sa ei oleks nii jah, kui ma oleks veel muretsenud ka niimoodi, et söönud ainult muretaignat. Nii et kuna me oleme siin viimased aastad ainult muretsenud, siis võib eeldada, et varsti tuleb punn eest ära ja majandus hakkab kasvama, kõik palgaralli tuleb tagasi. Tegelikult majandus siin, kuigi Statistikaamet viimati teatas, et ei kasva, siis ma olen nõus nagu väikest viisi kihla vedama, et ta endiselt siiski kasvab. Et kui ma vaatan igasugust muid majandusindikaatorid, et läheb paremini tööstusel, läheb paremini jaekaubandusel. See, mis on esimeses kvartalis Tallinna kinnisvaraturul toimunud on, see on, räägib hoopis teist keelt kui see, et kõigil on väga suur mure oma elu pärast. Tegelikult see elu läheb paremaks, aga võib-olla Eesti selline üks probleem on see, et meil ongi nagu õudselt kiiresti kogu aeg paremaks läinud ja kui on mingisugused ajaetapid, kus nagu ei lähe kogu aeg lineaarselt sama kiiresti paremaks või isegi korraks läheb natuke halvemaks, et see on mentaalselt on seda kuidagi väga raske vastu võtta, et itaallased nad on nagu harjunud, et kõik on kogu aeg väga halvasti ja majandus ei kasva ja pigem elatustase langeb, on ju. Elavad kenasti edasi, aga eestlase jaoks just kui see on nagu täiesti mingi uudne kogemus, et järsku on midagi halvemini või, et see aasta ei saanudki 10% palka ja ei saanud endale natukene uuemat autot liisida. Eestlastele vist meeldib mingisugune hetke ebameeldiv olukord igavikku lõpuni välja ekstrapoleerida, et mäletan minagi aastat 98, 99, kus mitte midagi ei pidanud paremaks minema, sellepärast, et oli arenevate turgude Vene kriis ja Vene turg kukkus ära, siis oli 2008 globaalne finantskriis, 2009 oli tõesti õudne. 2010 oli ka veel päris halb, aga siis hakkas tasapisi jälle minema. Pandeemia ajal jällegi tundus ka, aga see periood, kus see tundus nagu väga õudne ja oli ka õudne, aga ei juhtunud seda, et majandus jäässe läheks. See oli hetkeks. Ühel hetkel põhimõtteliselt selgus, et ei, me ikkagi nagu elame edasi. Ja seetõttu, ütleme, et ma olen erakordselt nagu hästi informeeritud ja veendunud sellest, et arenenud maailmal on hunnik struktuurseid probleeme. Aga kui me vaatame mingid natukenegi nii-öelda lühemat perioodi, siis ei ole niimoodi, et kõik on ja kogu aeg ainult halvem. Ei ole lihtsalt ja kõik. Aga sa tõid hea asja välja, et see COVID-i kriisi ajal või tervisekriisi ajal kõik nagu pärast seda kuidagi nagu plahvatas, eks ole, et kas me peaksime siis nagu inimestena ka minema tagasi aastasse 2019 ja vaatama, et milline oli minu elatustase siis nagu sellel ajal, mida ma sain endale lubada ja mida mitte ja siis panna nagu võrdusmärk, et praegu võiks olla umbes sama seis, et kustutame need 3 aastat siis oma mälust ära. Ma ei tea, mis sa selle informatsiooniga nagu pihta hakkad, et mina just presenteerisin mingit näiteks graafikut, kus oli siis erinevad Eesti majandussektorid, et mis oli, kui palju raha seal oli siis nii-öelda aastal 2019, kui palju oli eelmisel aastal. See pilt oli seal kirju. Ma arvan, et ka nagu inimeste kontekstis, et kindlasti leidub ju neid, kellel ei ole vahepealsetel aastatel palgakasvu olnud riigi keskmisega võrdväärne ja nad jõuavad siis tulemuseni, et minu elatustas on vähenenud, et kui see teadmine neid viib mingisuguste sammudeni on ju. Mina muuseas käisin see aasta palga läbi rääkimisel, nii et ma panin oma palgakasvu ja inflatsiooni nagu kõrvuti, et siis vabalt, aga et kui see nagu nenditakse paratamatust ja liigutakse edasi, et siis seda oleks huvitav näha, et kuidas üks majandusanalüütik läheb palka läbi rääkima. Sellega on selline lugu, et ütleme, eksisteerib selline fantastiline asi nagu Bloombergi terminal, kus on võimalik võtta ka siis Eesti tarbijahinnaindeksi liikumist nii-öelda kumulatiivselt. Sul on ka kindlasti mingisugune asi, kus sa selle kätte saad ja siis sa saad väga kenasti võtta sealt välja numbri, et palju see inflatsioon näiteks viimase 3 aasta jooksul, kui sul pole palk teps mitte võib-olla tõusnud või on tõusnud nagu natukene ja siis näitad seda protsenti ja siis näitad seda protsenti ja siis vaatad nagu küsiva näoga otsa. Ja see on natukene karm vahete vahel, sellepärast, et võib-olla Mihklil seda probleemi otseselt ei ole, aga ütleme, kui minna mingisuguse tavalise ausa ja korraliku juhi juurde sellise graafikuga, siis need kulmud võivad ikkagi vist päris kõrgele kerkida.
või siis täitsa ära kärssada ilmselt. Aga mul on täitsa selline praktiline küsimus, et oletame meil kuulaja täna töötab mingis teatud sektoris, millel ei lähe nii hästi. Meil on teatud sektorid, kus palgad on madalamad, nad ei tõusa väga kiiresti, näiteks kaubandussektori palgad on teadaolevalt madalamad ja seal ongi nagu raskem, et kuidas selline inimene läheb nagu palka juurde küsima, et mis näiteid ta võiks vaadata, et nüüd on õige aeg minna oma tööandja juurde ja rääkida palgast? No ma arvan, et natuke võiks teha turu-uuringut esmalt, et seada realistlikud ka ootused, et mis siis üldse nagu võimalik on, et seda ma arvan, nii mina kui Peeter oleme ka oma karjääris teinud, et ma ei lähe ülemuse käest küsima summat, mis ma tean, et mitte kuskil mitte keegi mitte kunagi mulle ei maksaks, eks. Et natuke sellist taustatööd teha, et kus siis kui palju makstakse, meil tänapäeval on statistika muutunud väga kättesaadavaks, meil on Statistikaameti enda lehel on väga põhjalik palgarakendus, kus sa näed, mis on keskmine palk. Kui sa oled veel terakene nutikam, siis sa suudad minna näiteks Maksu- ja Tolliameti lehele, laadida sealt alla andmed, kui iga kvartalina antakse ettevõtete andmed, et kui palju keegi on maksusid maksnud. Seal muuhulgas leiab näiteks sotsiaalmaksu ja töötajate arvu. Ja seda on väga huvitav vaadata iseenesest, et sa saad suht põhjalikult oma sektoriselt välja võtta ja vaadata, et kui palju siis ühe töötaja kohta sotsiaalmaksu maksti. Kui ei tule tööandja vastu, ambitsiooni on, siis miks mitte võtta top 10 ühendust, kes kõige rohkem neid maksusid maksid, et tundub, et seal on kuidagi võimalik ajada natuke rasvasemat äri, millest siis osa ikkagi ka töötajatele laiali jagatakse. Aga sa ikkagi viitad sellele, et vahetada siis seda nagu tööandjat või siis sektorit? Ma kardan, et enda tööandja juures palga läbirääkimised, need on praktikas, sa saad tõenäoliselt rahaliselt suurema võidu valdav osa inimesi, kui nad üritavad kuhugi välja liikuda, et lihtsalt nagu seda näitab ka statistika, eks, et kui inimesed liiguvad oluliselt suurema summa pärast, kui siis on tegelikult ju Eesti keskmine palgakasv, et kas sul see nagu õnnestub või mitte, aga selline aktiivsus tööturul, et ma hindan oma võimalusi. Loomulikult tasub alati rääkida oma tööandjaga, et äkki õnnestub, aga sinna palga läbirääkimistel on ka nagu väga teine tunne minna nii, et sul on taskus pakkumine kuskilt teisest ettevõttest ja siis sa tead alati, et siuke asi mul on ka laua peal, on ju. See on natukene selline võib-olla tuleohtlik nagu väide, aga kui me nüüd nagu ausalt mõtleme, siis meil on, eks ole, see struktuurne tööjõupuudus. Ja minu meelest nagu iga töövõtja peaks ennast nagu palju rohkem võtma kätte ja tajuma sellise, kuidas nüüd öelda, tööturul vabalt kaubeldava subjektina. Ehk siis, kui keegi pakub rohkem ja ütleme, see ei pea olema ju ainult palk, see võib olla ka alates sellest, et keskastme juht ei ole sotsiopaat ja tööle tuuakse õunu ja banaane iga päev, eks ole. Et tasuta kohvi minu jaoks on väga oluline näite. Kui teile töö juures peate kohvi eest maksma, siis ma soovitan igaks juks ikkagi tööturul ringi vaadata, et on kohti, kus saab tasuta kohvi. Täpselt ja selles mõttes, et aga et kui see siis nii-öelda, kui mingisugune tööandja sisuliselt see pakett, mida ta pakub, on mingisugusel viisil parem, miks siis seda mitte vastu võtta? Mulle tundub, et inimesed on veidikene oma mingisuguses sellises lojaalsuses kinni või see on meiega kunagine kultuur, et kunagi ju inimene lasti ülikoolist välja, on ju sisuliselt võib-olla suunati kuhugi tööle ja siis ta kogu oma ülejäänud elu nagu seda tööd tegi. Tänapäeva maailmas asjad ei käi nii. Selles mõttes, et sellises läänemaailmas on see kogu aeg olnud nagu selgelt palju dünaamilisem. See, kui kiiresti näiteks ameeriklased on nõus teise osariiki kolima, on lihtsalt töökoha pärast. See on uskumatu, kui dünaamiline see liikumine on. Ja keegi ei saa sellest nagu mingisugust erilist traumat. Ehk siis minu meelest võiks nagu tööjõud keskmiselt seda mina pilti nagu natukene muuta ja aru saada, et oledki vabalt kaubeldav subjekt ja võtad müüd enda aega ja oskusi sellele, kes kõige rohkem pakub, mitte siis ainult rahalises kontekstis, et jah, tõepoolest. Mul tekkis vahepeal idee kellelegi nagu ülikooli lõputööks, et uurida seda, et kuidas mõjutab siis töökohtade vahetuste arv sinu palka, et kas võiks teha hüpoteesi. Minu hüpotees on siis see, et inimesed, kes on rohkem töökohta vahetanud, nende palk on kasvanud kiiremini kui inimesed, kes on olnud väga lojaalselt ühele tööandjale.
ma arvan, see on faktiliselt isegi juba uuritud ja vastab tõele tegelikult. Ma arvan, et kui ma siin enda näitele mõtlen, siis see vastab oi kui tõele. Aga ma muidugi ei ole nagu dramaatiliselt palju vahetusi ka teinud, nii et. Aga ma küsin niipidi, et kas teatud sektorites nagu majanduse nurga alt on üldse nagu võimalik, et need palgad nagu tuleksid järgi sellele soovile, vajadusele, nõudlusele või elatustasemele, et kui me vaatamegi kas kaubandussektorit näiteks, et kui mul olen kas poemüüja või kuskil seal nagu panen kaupa lettidele, et kas see on reaalne üldse, et see palk järgi tuleb esiteks ja teiseks, et mis see nagu võrdlusmoment on, et kus me nagu teiste riikidega asetseme? Ma arvan, et väga paljud, eriti just teenindussektori valdkonnad, nad kasvavad koos riigi elatustasemega, et mida rikkamaks saab riik, seda rohkem kasvab ka siis seal palk, aga et seal ei toimu mingisuguseid väga olulisi muutusi, juhul kui ei toimu siis midagi väga olulist on ju ütleme tehnoloogilises valdkonnas, et võib-olla Eesti hea näide on need poodide automaatkassad. See tehnoloogia eksisteeris juba kuskil 15 aastat tagasi täiesti kättesaadavalt, ma arvan, et umbes sel ajal ka mõni pood pani oma esimese kassa kuhugi poenurka püsti ja siis ta vaikselt seal kogus tolmu, keegi selle eriti ei käinud. Ja paljud ka rääkisid, et tead katsetamegi, et ja kui päriselt küsida, et siis, et kuna inimese palk oli odavam, kui võib-olla see investeering teha. Täna me oleme ikka jõudnud olukorda, kus valdav osa inimesi minu meelest vähemalt Tallinna suurtes poodides on just seal automaatkassade järjekorras, eks. Et sellised tehnoloogilised muutused võivad seda nagu pilti ka muuta. Kust raha ikkagi tuleb, on siis see, et keegi mõtleb midagi uut väga vahvat välja. Ja Eesti puhul ka kindlasti eksport, eks. Et eksportivad ettevõtted, et seal on võimalik siis kellegi teise käest seda raha teenida. Aga nendega meil on siin natuke häda, et meil on siin väga-väga tugevad uued tehnoloogia ettevõtted, kus eelmine aasta minust programmeerimise IT-teenuste tegevusala keskmine palgatas oli 4000 ja me räägime keskmisest palgast, eks. Et paljud said rohkem. Samal ajal, kui ma vaatan nagu töötlevad tööstuses sükest keskmist pilti vähemalt, et seal ikka tuleb verehinnaga kogu aeg see palga kasv, sest et ma tõepoolest saan aru, et paljud ettevõtted, nende ärimudel nagu selline, nagu see täna on, et seal ongi väga-väga keeruline seda raha kuidagi juurde genereerida. Ja mõni on lusika nurka ka visanud, need on siiamaani üllatavalt vähe isegi olnud. Aga et seal peaks siis mingi muutus toimuma ja seal ma saan nagu tööandja murest ka aru. Aga töötaja vaatevinklist ma oleksin võib-olla isekas, et otsiks neid kohti, kus siis läheb paremini ja ma arvan, see pro tipina täpselt vaadata seda, et maksuameti andmetelt, et kus siis nagu on raha, et palka maksta. Ma kahtlustan, et kuna meil rahvastik vananeb ja see struktuurne tööjõupuudus on nagu selgelt probleem ja rahvastiku vananemine on probleem, eks ole, ka läänes laiemalt, siis ma kahtlustan, et need, kes Borsi purke nagu supermarketis riiulile laovad, et ka need on ühel hetkel asendatud automaatikaga, ehk siis kõigepealt läksid kassiirid, nüüd ilmselt mingisugusel hetkel lähevad ka ülejäänud ja see palgatase sellistel töötajatel ei jõuagi kunagi selleni, et nad saaksid öelda, et päris hea. Et lihtsalt need lihtsad valdkonnad võetakse, automatiseeritakse ära ja ma ei tea, ma gentrifitseerunud hipster piirkonnas ikkagi olen sunnitud vahetevahel ka poes käima ja ühes poes, kus ma aeg-ajalt käin, kus oli ikkagi enne päris mitu kassat, siis nüüd on üks. Võib-olla üks ikka nagu praktiline soovitus, mis ma ise tuli meelde, et mis mina olen teinud, ma olen küll oma sõprade ja tuttavatega rääkinud sel teemal, et aga kuidas ma võiks rohkem palka teenida. Et ma ei tea, kas Eesti keskmine inimene räägib oma sõpradega ja tuttavatega sellest, kuidas ta rohkem palka võiks teenida. Sealt tuleb teinekord täitsa nagu adekvaatset informatsiooni ja põhimõtteliselt minu meelest ka Eesti Töötukassa meil pakub täitsa töötavatele inimestele mingisugust karjäärinõustamisteenust. Palk on Eestis selline kollektiivne kokkulepe, et palgast me ei räägi, et me räägime ainult sellest, nagu, mis me tööl tegime või mis me kuskil tegime, et me ei räägi väga avalikust palgast. Ja see on omaette teema, on täiesti see palkade avalikkus, et sellel on nii positiivsed kui negatiivsed külge kindlasti. Mina ei tahaks mitte kunagi, et mu kodus oleks kaamera, mu palk oleks avalik ja üleüldse ei taha. Aga jah, selles mõttes, et see on võib-olla natukene selline see sotsiaalse võimekuse küsimus
ja võib-olla selle tasandi küsimus, et kuidas ja kus sa opereerid. Ma arvan, et näiteks mina ja Mihkel, me teame väga täpselt, mis meie turuhind parajasti on. Me teame väga täpselt seda, me teame seda sellepärast, et me võtame mingisugune, kui sa küll ütled, et palgast ei räägitagi, aga sa paned lihtsalt tükid kokku, sa saad aru, mis ümberringi toimub ja vahetevahel võib-olla ka mõne konkurendi juurest helistatakse ja öeldakse, et äkki läheks lõunale, äkki räägiks su tulevikust ja siis jõuab mingisugusel hetkel võib-olla jutt numbriteni ka. Aga jah, selles mõttes, et see avalikustamine, sellega kipub olema niimoodi, et kui kellelegi see hirmsasti meeldib, siis mingu küsige soomlaste käest, mis nad sellest arvavad. Ja ärge küsige mingisuguse sellise soomlase käest, kes võib-olla kuskil üleeile käis nagu punase lipuga vehkimas. Küsige lihtsalt sellise tubli keskklassi soomlase käest. Ja ma pakun, et isegi kui tegemist on viisaka valgesärgiga inimesega, siis te õpite ära nii mõnegi uue soomekeelse vulgaarse sõna. Aga ma tahaks ikkagi küsida selle kohta, et miks on nii, et ma elasin Austraalias, austraallased ikkagi tundsid ka teenindavas sektoris, et nad elavad ilusti ära. Nad ei näinud nagu mingit probleemi seal ja ka lihtsama tööga oli võimalik väga ilusti ära elada, aga Eestis sa kuuled ja näed ainult seda, et teatud sektoris ollakse rahulolematud. Endiselt Austraalia SKP elaniku kohta ongi Eesti omast kõrgem, et see on täiesti mõistetav, et teenindussektori töötaja Austraalias tõenäoliselt elabki märksa paremat elu, kui ta elab Eestis. Seda, kus nüüd nagu suhtelisel skaalal on Austraalia teenindava sektori keskmine palk versus sealne keskmine palk ja mis see suhtarv Eestis on, et selle ma jään muidugi siin nagu võlgu. Et eks neid, kuidas see turg selle nii-öelda paika on pannud, neid süsteeme on väga erinevaid ja vahel on ju ka riik sekkub sellesse läbi maksusüsteemi, mis taas on siuke ühiskondlik kokkulepe, et mina olen valmis elama nii neoliberalismis kui sotsialismis on ju, aga et kui see peab olema ühine kokkulepe, et nii siis on. Mina sotsialismis väga ei tahaks elada, aga siin ma tooksin võib-olla näite millestki sellisest, mida ma arvan, Mihkel kindlasti mäletab, et oli ju selline fantastiline komöödiasari nagu Married with Children või mida siis nii meie kui soomlased tõlkisime Tuvikesed ja seal oli kingamüüja, kellel oli auto, maja, 2 last, koer ja kodune naine. Ja selles mõttes see ei olnud selline asi, mis oleks olnud nagu naljakas Ameerika kontekstis või mille kohta kõik oleks öelnud, et niimoodi küll ei saa. Päris niimoodi ilmselt ei saanud, aga seda ei peetud nagu selliseks asjaks, mis oleks nagu täiesti võimatu. Et samamoodi Homer Simpson, üksinda, käis tuumajaamas, käib tööl ja üksinda, maja, 2 autot, 3 last, koer. Jällegi, aga see on tegelikult selline mudel, mis on terves arenenud maailmas ja eriti Ameerikas kaotsi läinud. Ei ole niimoodi enam, et ühe sissetulekuga sellist kenat kõrgema keskklassi elustiili harrastad. Ja selles mõttes see, et ei ela enam ära või niimoodi, et see standard on liikunud mitte nagu positiivses suunas. Seda on mujal ka, see ei ole Eesti spetsiifiline. Okei, aga mis siis saab? Meil on nüüd teatud sektorites see tööjõu nappus, eks ole, seal on tihti põhjus selles, et see palk on madalam, inimesed ei taha sinna minna. Kas te siis nagu inimestele soovitaksite vaadata sektoreid, kus siis sa teeniksid rohkem, sest et suure tõenäosusega välistööjõud või mingi automaatika asendab siis selle lihtsama töö niikuinii? See on väga hea, et meil on sektoreid, kus on tööjõu nappus, kus keskmine palk ei ole madal, sest et kui neil ei oleks seda, siis nad jääkski sama suureks ja nad ei suudakski oma tootlikkust kasvatada ja nad ei paneks oma uksi kinni ja need inimesed, kes selle veel jäänud on, ei saaks minna kuhugi mujale. Et alati, individuaalses plaanis ma olen ka siin hiljuti puutusin kokku tööandjaga, kes oli peaaegu pisar silmil, et ta peab oma tootmise kinni panema, et palgatase on niivõrd kõrge ja ta pool naljaga küll ütles, et Eesti võiks kehtestada niisuguse nagu palgalööka ülempiiri, on ju, et mitte alampalk, vaid ülempalk, eks. Ma ju nägin inimese muret, et ma ei saa hakata seal niimoodi kommenteerima kõrvalt parastavalt mingisugustest makroökonoomilistest näitajatest, aga teisalt ühiskonna jaoks see on suurepärane, et kui meil on täis tööhõive, sina ei suuda seda palka maksta, sa ei leia selle palgaga töötajaid, et järelikult kuskil on võimalik maksta seda palka. Et see on kokkuvõttes ühiskonna jaoks kindlasti väga hea, et
ma arvan, et ma isegi julgeks öelda, et mida kiirem on palgakasv, et see on isegi nagu ühiskonnaks parem, aga siin on just, tuleb kaks vahet see, et kas see tuleb kuidagi orgaaniliselt on ju, et töötajad nõuavad, tööandjad vannuvad, higistavad, mõtlevad ja siis suudavad oma hinnalipikut kuidagi ka näiteks siin ekspordi puhul kergitada. Või siis tuleb hea valitseja, kes ütleb, et ei, te olete tööandjad olnud halvad ja maksnud kõik töötajatele liiga vähe palka. Mina tulen ja aitan neid vaeseid inimesi ja nüüd on siin näiteks alampalk on, teeme 2000 eurot, on ju. Noh, seal tõenäoliselt oleks oma tagajärjed, mis ei meeldiks mitte kellelegi päeva lõpuks. See oleks jah päris huvitav selles mõttes, et siis 2000 eurot ühtäkki ei tähendakski eriti midagi. Aga noh, palgakasvuga üldiselt tõepoolest see töötajate puudus, struktuurne tööjõu puudus, kõik see tegelikult tõukab innovatsiooni tagant. Sellepärast, et asjad on vaja ära teha ja asjad on vaja ära teha siis nii-öelda kiiremini, paremini ja efektiivsemalt. Noh, loomulikult on ka näiteid sellest, kuidas võib-olla see tööjõu puudus ja majanduse vildakas struktuur mingisuguseid täiesti huvitavaid anomaaliaid loob, aga need anomaaliad kipuvad ikkagi olema ajutised. Et noh, ma mäletan väga selgelt seda, et ma arvan aasta oli 2007, kui minu nii-öelda suhteliselt väikest kaminat tulid üle vaatama arendaja ja siis 2 ehitusmeest. Ja noh, ma olin üks ole korralik poiss olnud, õppinud korralikult ja võib-olla endale pisikese läikiva auto soetanud. Nad võtsid kätte ikkagi sisuliselt lasid suured saksa sedaanid, risti kargasid välja, kõikidele riietele oli kirjutatud kuldsete tähtedega mingisuguse itaallase nimi ja ketsid olid ka kuldsed ja näha, et noh, kipsitolmused. Ja siis nad hakkasid vaidlema, et kes peab maksma selle eest, et minu väiksel kaminal oli ehitusviga ja arvestades kogu seda nende elustiili ja ka seda, et noh, ma ei tea, mida teenis plaati aastal 2006, siis tõesti sissetulekud olid fantastilised, aga kuna see majanduse struktuur oli sõna otseses mõttes poriloiku tordikarpide ehitamise suunas kaldu, siis aja peale ütleme tükk aega said väga kõrged sissetulekut, aga siis oli päris jupp aega, kus sa ei saanud midagi ja keskmine oli täiesti talutav. Jah, noh, alati vaadata nende sektorite poole, kus tundub hästi minevat, on ka hea mõte ja noh, see on üks takistus loomulikult, noh, kohe tuleks vastuväide, et no kõik ei saa olla programmeerijad. Aga kui ma mõtlen näiteks nendele tänastele Eesti noh, põhimõtteliselt on, kui öeldakse nagu IT-ettevõte, tema tegevusala seal registris on IT, aga noh, kus tegeletakse juba täna transporditeenuste finantstehnoloogiaga. Seal on igasugused ametikohti, et noh, kui me vaatame, ma arvan, nende suurte tehnoloogiaettevõtete personali ja võib-olla nende haridustasete varasemalt töökogemust, nad nagu 100% ei ole seal kindlasti kõik programmeerijad, seal on igasuguseid ja ma miskipärast ikkagi arvan, et ka raamatupidaja või see inimene, ma ei tea, kes toalilli kastab nendes ettevõtetes, ta teenib võib-olla natuke rohkem, kui ta teeniks mõnes teises sektoris raamatupidaja olles. Chief Happiness Officer nagu mõnes IT-ettevõttes. Kui sa kuskil näpud jäävad rasvaseks, öeldakse selle kohta vist jah, et kui õiges kohas õigel ajal olla. Okei, vaikselt peame hakkama kokku tõmbama, aga selline huvitav mõte teile veel, et ma saan teie jutust nagu aru, et eestlased ei ole nii vaesed midagi, et tegelikult nagu suhteliselt me teenime päris hästi, meil on päris hea elu, aga me oleme endiselt rahulolematud, anname. Ma ei ole isegi sellega nõus, et rahulolematus on ka, et noh, seda võib-olla midagi asi, mida nagu meediale meeldib võimendada. Eestlasel kuidagi on kombeks ka nagu nii öelda, et me ei ole rahul, aga noh, ma ei näe nagu seda sukast rahulolematust nagu kuidagi päriselt. Okei, ma sõnastan ümber, et on näiline rahulolematus, mis läbi meedia tegelikult paneb tööandjatele päris suure palgasurve. Ja siis seeläbi, kui tööandjad üritavad palkasid tõsta, tegelikult nad peavad oma toodete ja teenuste hindasid tõstma ja ringiga see lisaraha, mis sa teenid, tegelikult ju sa kulutad selle hiljem poes ära, on nii või? Eesti suur eelis on see, et meie majandusest 80% annab eksport, ehk siis seda raha peab ka keegi teine meile maksma, mis on, noh, see on hea ja halb ühelt poolt. No, hea on see, et kõik ei pea ise siin kinni maksma, halb on see, et sealt välismaalt vaadatakse sageli väga küsiva pilguga, et noh, see sama asja eest sa tõenäoliselt nagu rohkem raha küsida ei saa, vähemalt väga palju, et siis sa pead midagi paremat suutma pakkuda. Jah, eks, aga noh, natukene seda inflatsioonilist spiraali ikkagi on ka, et kui tööjõud, kuna seda pakkumispoole peal on probleem, on ju nõuab kogu aeg, siis seda tulebki kogu aeg vähemalt näiteks teenuste hindadesse
juurde keevitada ja siis ühel hetkel võib-olla tekib see tunne, et äkki ei tahagi seda teenust kasutada enam. Aga ka sellega tegelikult kiputakse ära harjuma. Meil on selle konvergentsist tingitud hinnatasemete ühtlustumisega ja ka võib-olla Eesti spetsiifilise inflatsiooniga ikkagi nagu enam-vähem hästi harjutud. Okei, härrad, võtame nüüd kristallkuulid välja. Kas 2026 aastal oleme vaesemad, rikkamad või oleme samal tasemel? No, mina pessimist alusta. No, mõned on kindlasti rikkamad. Mõned on kindlasti rikkamad ja no, sellega hirmutatakse nagu hästi palju praegu, aga ma arvan endiselt, et Eesti keskmine palk kasvab kiiremini, kui on meie inflatsioon. Et no, see aasta meil on siin maksutõusud, järgmine aasta neid väga hetkel planeeritud veel ei ole. Et kes siis öelda jah, et mõnel on kindlasti elu läinud vaesemaks, on ju, ei ole see palk käinud siin ühte jalga, on ju, hinnatõusudega. No, teised on jällegi saanud päris palju. Ja noh, üks asi, mis siin ka võrrandus tuleb panna, teistele õudselt meeldib ju viimasel ajal nagu ka laenu võtta ja korterid osta endale, et noh, kõik, kes on siis natuke laenu võttud, et nendel teiselt poolt siis Euroopa Keskpank praegu jagab natuke tagasi on ju läbi madalate intressimäärad, et sealt läheb ka elu odavamaks kuskil kohal, et peab pangale vähem kodulaenu tagasi maksma. Isegi tunnen. Mõtle, mis on, maksad 150-200 eurot vähem eluaseme laenu, mis teed sellega? Säästad või? Ei, tarbimisse. Okei, Peeter, kas sa nõustud siis laias laastus või tahad täiendada enda? Ei, no selles mõttes, et loomulikult ma nõustun, sellepärast, et see on olukorra adekvaatne kirjeldus. Noh, ja ma muidugi võin natukene pikema perspektiivi kohta veidikene nalja visata, sest mina teatavasti olen see hirmus inimene, kes leiab, et meil on siin ilmselt oodata võib-olla natukene ajaloolisest keskmisest. Ma ei mõtle siis Eesti mõttes, vaid ma mõtlen nagu Euroopa mõttes ja kogu arenenud maailma mõttes nagu kõrgema inflatsiooniga perioode, et noh, kõrgema inflatsiooniga perioodidele on omadne see, et võib küll juhtuda, et ostujõud väheneb, aga üks asi on hea. Numbriliselt, nominaalselt palganumbrid võivad muutuda palju ilusamaks, kui nad praegu on. Ja eestlane on õnnelik, palk kasvas. Number oli suurem. Aga lõpetuseks viimane küsimus ikkagi selline hästi praktiline töörahva esindajana ja ka tööandjate esindajana, et üks praktiline soovitus mõlema poolt, et mida peab üks inimene täna jälgima, et nüüd, kui selline asi majanduses juhtub, siis suurema tõenäosusega ma võin teha julgemaid otsuseid oma rahaga ja palgaga. Noh, ma arvan, et kui majanduskasv läheb mingi selline, kui ikkagi nagu 3 juurde juba, siis ma kahtlustan, et siis on meil jällegi paras festival lahti. No ma arvan, et kui sinna Tallinnastele, et kui Ülemiste keskuse parklasse nagu autoga ära ei mahu, et siis üldiselt võib hakata mõtlema sellele, et vist on see aeg, kui saab jälle palka juurde küsida julgemalt. Mul oli juba see nädalavahetus probleeme selle parkimiskoha leidmisega. Aga aitäh teile siia külla tulemast kõikidele kuulajatele. Kuulasite SEB majandusanalüütikut Mihkel Nestorit ja Redgate Velti investeerimise valdkonnajuhti Peeter Koppelit. Aitäh teile! Aitäh! Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea nii.